Süsti ennast ja jätta teised rahule. Ja ma olengi süstitud. Räägi parem, mida te haiglates kokku keerate oma kuradi fake koroona juuraga. Lõpetage see jama üks kord ära. Lõpetame varsti. Lutsar peaks arstlikust kontrollist läbi käima. Siin küll ei ole öeldud, mis põhjusel, aga ju siis tundusin ma talle haige. Ma ei ole siiani aru saanud, mida selle proua statistilised tabelid andma peaksid. Tundub nagu täiesti mõttetu ja tarbetu tekst. Kangesti meenutab neid metsa, mere, ilma ja muid vanasid, kes 50-aastase kaustikumärkmete, seapõrnade, ahvi, uimede ja kõhuvalu põhjal ilma ennustavad. Ei tea, kas ta reptiil on. Et venelane on küll. Bolševik tundub olema. Komsomolis olin. Lutsar ei ole teadlane, vaid tavaline usklik. Usklik ma ei ole. Kõik õige, aga see, et Popov reptiil ei ole, on siiani küll ära tõestamata. Imelik oleks, kui enamasti on sedagi väga raske tõestada, et sa kaamel ei ole. Olen muidugi. Olen niimoodi salaja reptiil õhtul ja Brigitte Suzanne hund võiks koos temaga ennast pildistada. Tollele ju meeldib olla pildil koos kõige mõttetumate meestega, kellega ainult pidu võib panna. Siin oleks siis erand, et pild koos aasta parima piduriga. On kahju, et Eestis on nii palju kurja ja rumalaid inimesi, lamemaalasi. Professor Lutsari kalla lilkumine on lihtsalt häbiväärne. See on esimene positiivne kommentaar. Tema teened meditsiinis on oluliselt suuremad kui koroona, mille kaudu ta laiemale avalikkusele tuntuks sai. Õige mees sellegi poolest. Üks normaalne inimene kirjutab vähemalt. Imetlen Irja Lutsarit, väga suur inimene. Erakordselt sümpaatne minu lemmik. Ma väga harva loen, sest kui hakkan lugema, siis midagi head sealt ei tule. Eriti venekeelsel, mis on täitsa õudne. Kui mina noorem olin, ma olen ka noorem olnud, siis nagu otse inimestele näkku seda ei öeldud. Et võib-olla kuskil nurga taga räägiti, mina niisugust sõnavara ei ole kasutanud. Ma kunagi ei vasta nendele kommentaaridele muidugi, aga eks ma meelde jätan, et ükskord näeme haiglast.